Pärast sõja esimesi lööke, see oli veebruari lõpus, tapeti Iraani kõrgeim juht ja enamik teisi kõrgeid ametnikke. Uus raport ütleb, et Iisrael ja USA vaatasid alguses üllatava kandidaadi poole, et täita võimuvakum, Mahmoud Ahmadinejad. Olen kindel, et olete temast kuulnud. See on karmi joonega endine Iraani president Mahmoud Ahmadinejad, kes oli kunagi lääne üks ägedamaid vastaseid, mis teeb tema väidetava rolli varajases režiimimuutuse planeerimises veelgi märkimisväärsemaks. Nüüd räägib Alex Schloss meile sellest vastuolulisest tegelasest lähemalt. Pärast Iisraeli ja USA rünnakute esimest lainet, mis lõi Iraani juhtkonna pea maha, oli kohene küsimus lihtne. Kes nüüd võimul on? New York Timesi uue raporti kohaselt ei olnud Iisraeli ja USA esialgne vastus ei reformist, paguluses opositsioonijuht ega Iraani kindral. See oli Mahmoud Ahmadinejad, Iraani endine karmi joonega president ja üks Islamivabariigi rahvusvaheliselt vastuolulisemaid tegelasi. Raportis öeldakse, et Iisraeli välja töötatud plaan nägi ette Iraani valitsuse mitmeastmelist kokkuvarisemist pärast ülemjuht Ali Khamenei ja teiste tippametnike tapmist. Raporti kohaselt oli Ahmadinejad selle plaani raames kaasatud konsultatsioonidesse ning mõned ametnikud nägid temas väidetavat isikut, kes võiks Iraanis tekkinud kaost ohjata. Kuid isegi Lähis-Ida võimumängude standardite järgi oli see idee märkimisväärne. Ahmadinejad ei olnud mingi pro-läänelik dissident, kes ootab paguluses. Ta oli Islamivabariigi president aastatel 2005-2013, võitlusimuline, populistlik, kõva käega poliitik, kes muutis end trotsi sümboliks USA, Iisraeli ja laiemalt lääne vastu. Oma presidendi ajal kaitses ta Iraani tuumaprogrammi, pilkas rahvusvahelist survet ja sai kurikuulsaks ässitava retoorika poolest. Ta eitas korduvalt ka holokausti, nimetades seda müüdiks. Kommentaarid, mis muutsid ta suure osa maailma silmis paariaks, kui tegid temast kangelase mõnele režiimi kõige karmimale toetajale. ÜROs sai Ahmadinejadist liiga tuttav tegelane, kes kasutas oma kõnesid mitte ainult Iisraeli ründamiseks, vaid kogu USA juhitud maailmakorra vaidlustamiseks. Ta esitles end kui rahvameest, sepapojana, endise Teherani linnapeana, inimesena, kes väitis, et räägib Iraani vaeste ja töölisklassi nimel korrumpeerunud eliidi vastu. Ta lubas naftaraha inimeste toidulauale, toetusi tavalistele peredele ja naasmist islamirevolutsiooni põhialuste juurde. Aga tema presidendiaeg muutus samuti väga polariseerivaks. 2009. aastal vallandas Ahmadinejadi vaidlustatud tagasivalimine rohelise liikumise, mis oli üks suurimaid protestilaineid, mida Iraan oli näinud pärast 1979. aasta revolutsiooni. Miljonid iraanlased uskusid, et valimisi oli võltsitud. Riik vastas arreteerimiste, vägivalla ja mahasurumisega, mis paljastas riigis sügavad lõhed. Paljude iraanlaste jaoks kujundas see hetk Ahmadinejadi pärandi mitte ainult populistina, vaid ka süsteemi juhina, kes oli valmis teisiti mõtlemist maha suruma, et säilitada oma võim. Ja siiski pärast ametist lahkumist hakkasid tema suhted sama süsteemiga halvenema. Ta sattus regulaarselt konflikti kõrgete vaimulikega, esitas väljakutse võimustruktuurile ja käitus üha enam poliitilise outsiderina. Iraani valvurite nõukogu vastas sellele, keelates tal uuesti presidendiks kandideerida. Ilmselt peeti teda liiga ettearvamatuks. Mitte sellepärast, et temast oleks saanud liberaalne reformija, vaid sellepärast, et teda oli liiga raske kontrollida. See ongi põhjus, miks väidetav USA ja Iisraeli strateegia tundub nii kummaline ja võib olla ka osalejate meelest veidi ahvatlev. Ahmadinejad oli endiselt tuntud mini Iraanis. Tal oli valitsuskogemus, ta mõistis režiimi institutsioone ja erinevalt paljudest paguluses olevatest opositsioonitegelastest oli tema tegelikult hoidnud võimu Islamivabariigis. Siiski, vastavalt meediateadetele see plaan ei kestnud. Väidetavalt sai Ahmadinejad sõja alguses oma Teherani kodu lähedal Iisraeli rünnakus vigastada. Rünnakut kirjeldati kui vanglast väljamurdmise katsena. Pärast seda olevat ta sellest ettevõtmisest taandunud ning tema praegune staatus on endiselt ebaselge. Seega, kui see raport on täpne, siis esimene vastus Khamenei järgsele Iraanile polnud ei demokraatia, monarhia ega reform. See oli vana asja jätk. See oli Mahmoud Ahmadinejad. Meiega on liitunud doktor Meir Mehdi Javadonfar, Iraani õppejõud Reichmanni ülikoolist. Ja ma ütlen seda, Mehdi, sa oled selle mehe silmapaistev ekspert. Sa kirjutasid endise presidendi eluloo pealkirjaga Teherani tuumasfinks. Ma pean ka selle välja tooma. Nii et kõigepealt minu esimene küsimus. Kas sina oled siin Ahmadinejadi uudise peamine allikas? Ma mõtlen, kust nad selle info saavad? See mees sümboliseeris meie silme ees Iraani vaenulikku režiimi üle 10 aasta või vähemalt umbes 10 aastat. Mida sina sellest loost arvad?
Öelda, et ma olen üllatunud, oleks alahindamine, David, sest see on inimene, nagu sa õigesti ütlesid, kes põlgab Iisraeli. Holokausti eitaja, aga eelkõige, David, on ta oportunist. Mahmoud Ahmadinejad on oportunist, kes on alati uskunud, et ta väärib rohkem, kui tal on. Ta usub, et tal on suurusluulud. Ja ausalt öeldes ma tõesti ei tea, ma olen sellest kõigest väga üllatunud. Et keegi arvaks, et ta suudaks Iraani juhtida. Ma arvan, et ainus asi, mida ta suudaks juhtida, kui ta tippu tõuseb, oleks kodusõda Iraani kõrgema juhtkonna seas. Sest teda põlgavad nii reformistid kui ka konservatiivid ühtemoodi. Ma mõtlen, Mahmoud Ahmadinejadi vihkamine on üks väheseid teemasid, milles mõlemad pooled on ühel meelel Iraani Islamivabariigi eliidi kõrgemates ringkondades. Nii et üllatus, aga vaata, mõned parimad sõjalised plaanid ongi ju üllatused, eks. Sa ründad vaenlast sealt, kus ta ei oota, aga kas ta pakkus end ise välja? Kas ta värvati? See on väga üllatav areng ja ma ootan, et kuuleksin selle kohta rohkem infot. Ja kas see on tõsi? Me ei tea tema saatust. Ma mõtlen, mida sina oled teada saanud. Ma tean, et olid need teated rünnakust tema kodus, aga pärast seda me tegelikult ei tea midagi. Ma ei tea, kuidas tema kodu ründamine teda vabastaks, kui aus olla. Sest Mahmoud Ahmadinejad, ütleme nii, okei, me tapsime, plaani osa oli ta vabastada. Okei, ta tappis valvurid. Ta põgeneb. Nad võivad ta 15 sekundi jooksul peale võtta. Ta on ilmselt üks kõige tuntumaid poliitikuid Iraanis. Õige. Ma elan Iisraelis. Mul on, ja ma ei saa muidugi Iraani tagasi minna, aga ma teadsin, kus ta elas. Tema aadress on igal pool internetis olemas. Ta elab, ma arvan, 72. väljakul Norwalki linnaosas, kus mu ema sündis. Ja homme ei teada, keegi ei tunne teda. Aga tead, Ahmadinejad lahkub oma majast. Kui raske oleks kellelgi tulla ja teda leida? See on väga kummaline, see tundub väga sensatsiooniline. Ilmselgelt on see kõigile meile, kes sellest loeme, sensatsiooniline. Aga loomulikult, arvestades sinu teadmisi selle mehe kohta, pean ma sinu arvamust küsima. Vaatame praegust režiimi, liigume selle juurde, kus me praegu oleme. Me räägime võimalikest järglastest või inimestest, kes peaksid tühimikke täitma. Praegu näib režiim seisvat veel nende jalgade peal, mis tal alles on. Kuidas peaksid Trump ja tema liitlased sinu arvates seda sõda pidama, kui eesmärk on režiim kukutada? Esiteks, ma ei tea, kas režiimi on üldse võimalik kukutada. David, kas sa tead mõnda juhtumit, kus režiimi oleks õnnestunud õhust kukutada? Ilmselt meil oli üks selline juhtum. Meil oli New York Timesi andmetel tahtis Mossad kasutada kurde. Õige. Aga neid on ainult 10 000 inimest. Neid on ainult 10 000 võitleja. Aga teisest küljest on Mossad tõenäoliselt maailma juhtiv luureagentuur, kui asi puudutab Iraani. Nii et ma arvan, et on üsna kindel eeldada, et osa plaanist oli see, et rohkem inimesi liitub kurdidega, sest 10 000 kurdi ei suudaks režiimi kukutada. Nii et tõenäoliselt oli neil plaan, et teised liituvad kurdidega, kui nad rünnakut alustavad, aga president Trump pani selle ootele. Nii et režiimi muutuse plaani ei ole. Me peame ootama ja vaatama, mis on meile hea, mis on Ameerika Ühendriikidele hea. President Trump teeb seda, mis on talle hea, David. Pole tähtis, mida ta meie kohta ütleb. Loodame, et see teenib ka meie huve. Kui leping ei hõlma Iraani raketiprogrammi, tuleb 2 või 3 aasta pärast uus sõda. Me ei saa lihtsalt leppida sellega, et Iraan rajab uusi raketitootmisliine, tõenäoliselt maa alla, nii paljude rakettidega, et kui nad laseksid korraga suure hulga välja, ei suudaks me neid kõiki kinni püüda. Ükski Iisraeli valitsus ei saaks sellise ohuga leppida. Ja ma loodan, et Iisraeli valitsust ei juhi peaminister Netanyahu, sest tema põhjustab meile rahvusvahelisel areenil tohutut kahju. Kindlasti on siin ees palju sündmusi, mis lähikuudel, võib-olla isegi tundidel lahti rulluvad. Linnapea, aitäh, et olite meiega sellel tõesti pingelisel hetkel. Ja muidugi ma ei teagi, mida arvata Ahmadinejadi loost. Aitäh, et meiega liitusite, linnapea. Ma loodan, et ühel päeval, tead, kui sa kirjutad kellegi elulugu, siis sa unistad neist. Ja mul oli temast mõned unenäod. Ja ma loodan, et ühel päeval saan ma temaga intervjuu teha. Loodetavasti on see siis, kui ta on vanglas. Aga kui ma seda teen, siis sina, I24, oled üks esimestest inimestest, kellele ma sellest räägin. Sest kui sa kirjutad kellegi elulugu
jääb sul palju küsimusi, millele ainult nemad saavad vastata. Võib-olla esindab ta varsti siin mingil delegatsioonil Iraani uut valitsust. Ma loodan, et mitte. Me oleme kohe teie kõrval, kui see juhtub. Siin see ongi praegu. Aitäh. See on kogu selle Iraani saaga juures meeldiv kõrvalepõige. Aitäh, linnapea.